Olen 12. energiakandja ja minus voolab teenimise, kaastunde ja tingimusteta armastuse jõud. Kes ma olen, kui olen plussis? Olen loomult heatahtlik inimene. Minus on palju kaastunnet, hoolivust ja siirast soovi aidata. Märkan neid, kes vajavad tuge ning ulatan neile võimaluse korral käe. Mu süda on avatud ja vastuvõtlik. Olen valmis panustama heategevusse ja toetama teisi, kuid teen seda siis, kui mul on selleks piisavalt jõudu ja võimalusi. Minus on palju loovust ning oskust vaadelda olukordi tavapärasest erineva nurga alt. Tänu sellele märkan võimalusi, mis võivad teistele esialgu nähtamatuks jääda ja leian keerulistele olukordadele loovaid lahendusi. Mind köidab kõik salapärane, ebatavaline ja sügav. Võin tajuda ja mõista infot, millele kõigile ei ole kerge ligi pääseda. Olen loominguline hing, kelle sees elab lapsemeelne siirus, puhtus ja avatus. Minu suurim ülesanne on teenimine, kuid see ei tähenda allumist ega enda vajaduste tühistamist. Õpin aitama nii, et ma ei kaotaks selle käigus iseennast. Oskan seada selgeid piire ja öelda ei, kui tunnen, et miski ei ole mulle hea või ületab minu võimalusi. Aitan teisi siis, kui mul endal on selleks piisavalt energiat, aega ja sisemist ressurssi. Ma ei pea kõiki päästma ega kandma enda õlul vastutust teiste inimeste elu eest. Mulle sobib tegutseda ka tagaplaanil. Olen justkui vaikne suunaja, kes ei vaja alati tähelepanu, kuid kelle nõu, ideed ja kohalolu mõjutavad sündmuste kulgu. Mul on tugev empaatiavõime ja suur armastav süda. Oskan tajuda teiste tundeid ning olla neile toeks, ilma nende koormat enda kanda võtmata. Hoian tasakaalu andmise ja vastuvõtmise vahel. Ma ei anna üle oma võimete ega ohverda ennast tühjaks. Luban ka teistel end toetada, aidata ja mulle midagi pakkuda. Olen taktitundeline, leebe ja hell. Minu kõrval võivad inimesed tunda, et neid kuulatakse, mõistetakse ja võetakse vastu sellistena, nagu nad on. Kes ma olen, kui olen miinuses? Miinuses muutub minu elu pidevaks ohverduseks. Annan endast kõik, kuid ei oska ise vastu võtta ei abi, armastust ega hoolitsust. Võin sattuda sõltuvuslikesse suhetesse või keerulistesse armu kolmnurkadesse. Seon oma väärtuse sellega, kui palju ma teiste heaks teen ja kui väga mind vajatakse. Teen tööd, mis mind ei kõneta ning võin leppida tasuga, mis ei vasta minu panusele. Mul on raske oma töö eest õiglast hinda küsida, sest kardan mõjuda iseka või nõudlikuna. Samuti ei oska ma kingitusi, komplimente ega tuge vabalt vastu võtta. Minus võib tekkida tunne, et pean kõige eest kohe midagi vastu andma. Laenan teistele raha isegi siis, kui mul endal pole piisavalt. Tunnen, et pean alati päästma, aitama ja olukordi lahendama. Kõigi teiste, kuid mitte iseenda jaoks. Andmise ja vastuvõtmise tasakaal läheb täielikult paigast. Annan pidevalt, surun alla oma tundeid ja jätan enda vajadused tahaplaanile. Elan laste, vanemate, abikaasa või teiste lähedaste nimel, kuid unustan küsida, mida vajan mina ise. Selline eluviis kurnab mind nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Kaotan energiat ja tunnen pidevalt, nagu oleksin kellelegi midagi võlgu. Võin tõmmata enda ligi inimesi, kes võtavad minu abi iseenesest mõistetavana, kasutavad mu headust ära ega väärtusta minu panust. Hiljem tunnen pettumust ja küsin endalt, miks maailm on minu vastu nii ebaõiglane. Ma ei märka, et olen ise jätnud oma piirid seadmata ja lubanud teistel liiga palju võtta. Kaldun kergesti masendusse ning muutun ülitundlikuks ja haavatavaks. Tunnen, et keegi ei mõista ega hinda mind, kuigi olen teiste heaks nii palju teinud. Minu ülesanne on õppida iseennast armastama ja mõista, et enese eest hoolitsemine ei ole isekus. Pean õppima ütlema ei ilma süütundeta ning lubama endal puhata, vastu võtta ja oma vajadusi väljendada. Minu uus põhimõte on lihtne. Kõigepealt hoolitsen enda eest, alles siis saan tõeliselt toetada teisi.